kallid emad, isad, õed ja vennad, armsad sugulased ja sõbrad, head külalised. Juhatame sisse Hugo Treffneri gümnaasiumi 2026. aasta 12. klasside lõpuaktuse. Enne veel juhime tähelepanu järgmistele asjadele. Kõigepealt palun lülitagem aktuse ajaks välja oma mobiiltelefonid. Teiseks, lõpetajate õnnitlemine toimub pärast aktuse lõppu. Aitäh! Ja nüüd palugem kõigil õpetajate ja lõpetajate sissemarsiks püsti tõusta. See on see maa, kus
Mis värk on nende looduslastega, et nad alati koridoris maas istuvad? Kaspar, 10A, sul on nii ilusad juuksed. See hernesupp, mida kokatädid kolmapäeval serveerisid, oli imeline. I swear, need arvestused võtsid see periood tüki mu inimsusest. Ma olen tugev. Ma ei nuta. Ma olen tugev. Emme, ma luban. Ma ei viska enam mitte kunagi seda pinksipalli üles. Mehed on nagu seevri käekiri. Ma ei mõika midagi välja lugeda. Kõik need tsitaadid kõlasid 2023-24 õppeaastal Facebooki leheküljel Treffipiht, kui teie, armsad abituriendid, olite just alustanud oma kooliteed siin Hugo Treffneri gümnaasiumis. Sõnadega ootame sind 2023. aasta sügisel õppima Hugo Treffneri gümnaasiumisse. Võeti teid kooli vastu ning juba mõni kuu hiljem oli teil selge, mis saab pärast paastupühi. Nüüd aga on möödnud juba vähemalt 3 jõulu, paastu ja kevadpüha, aga enam polegi nii selge, mis teid tulevikus ees ootab. Kuid nii mõneski me võime ikka kindlad olla. Kasparil on endiselt väga ilusad kiharad. Sööklatädide hernesupp on jätkuvalt maailma parim ning teie, armsad treffneristid, olete suureks saamas vaimud. Ja nüüd astub kõnepulti Hugo Treffneri direktor Ott Ojaveer. Kallid treffneristid, head vanemad, külalised ja kolleegid. Tervitan ja õnnitlen teid kõiki Treffneri gümnaasiumi järjekordse lennu lõpetamise puhul. Meie keskel on täna 168 toredat noort inimest, kes on 3 aasta jooksul koolis õppinud, edukalt sooritanud lõpueksamid ning peagi saavad kätte lõputunnistused. Rõõmustagem selle saavutuse üle üheskoos, sest olen kindel, et igaüks teist andis selle teekonna jooksul endast parima ja pingutas nii palju, kui suutis. Ma tahan, et mu lastel oleks vabadus eksida, molutada ja vabadus valida midagi muud. Ma tahan, et neil oleks vabadus kasutada sotsiaalmeediat ja tehisaru. Ma tahan, et neil oleks vabadus elada juhindamata minu vaadetest, teiste inimeste mõtetest ja algoritmidest. Minu jaoks on vabadus tähtis. Nii kirjutab meie vilistlane, ajuteadlane Jaan Aru oma värskeimas raamatus Ajuvabadus, kus ta tõdeb, et ajuvabadusse on ainult üks väike samm nii otseses kui ülekantud tähenduses. Õnneks on Jaan Aru kirjutanud raamatu sellest, kuidas seda sammu mitte teha. Just selle raamatu saavad vilistlaskogult täna kingituseks kooli medaliga lõpetajad. Jaan Aru palus mul tänasel aktusel eriliselt tänada neid saalis istuvaid treffneriste, kes osalesid tema valikkursusel arust ja tehisarust. Selle kursuse aruteludest ja teie mõtetest sai ta rohkelt inspiratsiooni ning ideid kõnealuse raamatu kirjutamiseks. Tema enda sõnul poleks see raamat olnud kaugeltki nii sisukas ilma teie mõteteta. Head lõpetajad, igaüks teist pingutas nagu oskas ja suutis, sest olen kindel, et teid saatis kooliteel ja küllap saadab ka edaspidi teadmine, kõik, mis teed endale. Te ei piirdunud küsimusega,
mida ma pean õppima, vaid küsisite ka, miks see maailmas oluline on. Te ei olnud lihtsalt osalejad, vaid olite ja olete meie kooli kultuuri kandjad. Te näitasite, et soov mitte teha asju poolikult on endiselt täiesti elujõuline nähtus. Te väärtustasite Treffneri traditsioone ja hoidsite kooli akadeemilist taset. Kiitus kuulub teile kõigile, head lõpetajad. Aga eriline tänu loodusklassile, kus üle poolte lõpetajatest on medaliga lõpetajad. Oleme Vilistlaskogu esimehe Kristjan Luhametsaga otsustanud, et Vilistlaskogu stipendiumide, nii Mauruse stipendiumide kui kooliajaloo uurimise ja koolielu jäädvustamise stipendiumite üleandmine jääb minu kohustuseks. Alustagem siis Mauruse stipendium aastal 2026 Treffnerist Helena Rull. Maria Alas. Paula Russak. Anette Roop. Marta Arete-Sokk. Karl Martinson. Albert Saks. Ja 2 stipendiumi koolielu jäädvustamise ja kooliajaloo uurimise eest Miina Soon ja Paul Piirimäe. Minu 3 soovi teile,
head lõpetajad! Soovin, et te julgeksite järgmise 10 aasta jooksul vähemalt korra valida raskema tee lihtsama asemel. Soovin, et ei muutuks kunagi ainult oma eriala inimesteks. Hoidke alles huvi maailma vastu ka väljaspool oma tulevast ametit. Soovin, et 10 aasta pärast oleks vähemalt üks oluline asi Eestis parem tänu teile. Mitte tingimata kuulsam, suurem või rikkam, vaid parem. Soovin, et ei oleks ainult edukad inimesed, vaid inimesed, kelle hea mõju on märgatav. Lennart Meri on öelnud Hugo Treffneri ausamba avamisel pea 30 aastat tagasi 2 lauset, mis esmapilgul võivad tunduda teineteisega võistlemas. Kool algab kodust ja kool algab õpetajast. Täna siin saalis vaadates mõistan ma, et tegelikult räägivad need laused ühest ja samast asjast. Kool algab kodust, sest just kodus sünnivad esimesed väärtused, esimesed harjumused, esimene uudishimu maailma vastu. Seal õpitakse usaldama, pingutama, hoolima ja vastutama. Kuid kool algab ka õpetajast, sest ühel hetkel astub noore inimese kõrvale õpetaja, kes aitab sellel uudishimul kasvada teadmisteks, oskusteks ja iseseisvaks mõtlemiseks. Õpetaja ei asenda kodu, nagu kodu ei asenda kooli. Nad vaid täiendavad teineteist. Kui kodu annab juured, siis õpetaja aitab kasvatada tiivad. Ja tänane lõpuaktus on seepärast rohkem kui lõpetajate pidu. See on ka nende inimeste päev, kes on aastaid olnud lõpetajate kõrval. Head lapsevanemad, aitäh, et lõite kodud, kust oli võimalik õppima tulla. Head õpetajad, aitäh, et meil on just selline kool, kuhu ikka tahetakse õppima tulla. Ja kallid lõpetajad, te olete kõige nähtavam tõend sellest, mida suudavad kodu ja kool üheskoos. Täna aga lõpetan Treffneri vilistlase Ain Kaalepiga, kellel juunikuus oli 100. sünniaastapäev. Ain Kaalep on kirjutanud: suur valgus otsib sinu sisse teed, peaasi, et sa ennast nüüd ei sule. Head lõpetajad, täna, kui lõpetate Treffneri gümnaasiumi, ei ole teie haridustee kaugeltki lõppenud. Vastupidi, nüüd algab aeg, mil peate ise otsustama, kui avatud olete teadmistele, tõele, ilule ja vastutusele. Kool on saanud anda teile teadmiste seljakoti. Valguse vastuvõtmine jääb teie enda ülesandeks. Ilusat suve! Järgmisena astuvad lavale bänd ja minikoor koosseisus. Albert Saks, Eva Piirsoo, Helena Laur, Irene Herodes, Jaan Pruulmann, Katariina Kivimäe, Laura Veerde, Maria Seidla, Maria Väljaots, Marta Arete Sokk, Marten Pere, Pärtel Külvik, Roonja Vindi, Sven Mihkel Rekand ja Tuule-Mai Metsoja.
ma ei oska küll vilistada, aga peale tänast tseremooniat oskan ma vilistlada. Heakene küll. Ma tegelikult mõtlesin üsnagi hoolikalt, et mida ma siin ütlen. Ja ma sain lõpuks aru, et teie kallid koolikaaslased, kes te koos minuga lõpetate, et mul pole teie kohta mitte midagi head öelda. Sest et see, mida te kõik mulle andnud olete, see, mis keskkonna te olete loonud, kus ma olen siin 3 aastat veetnud, seda ei saa sõnadega kirjeldada. Aga südamesse jääte te alati. Vahel on mul jäänud mulje, et peale seda kooli lõpetamist, et kuidagi kõik hakkab väga kiiresti käima. Et keskkool on läbi, gümnaasium on läbi, ootab ülikool, ootab töö. Et nagu justkui nüüd peaks kõike järsku tegema korraga. Ja sa vaatad oma naabrit, kes on 18-aastaselt endale Lamborghini ostnud ja mõtled, et mis asja. Et miks mina veel miljonär ei ole, eks ole. Aga lõpuks me ju kõik teame, et elu läheb edasi. Et gümnaasiumi lõpp tähendab ainult ühe peatüki lõppu meie suuremal teekonnal. Ja ma tahan teile lihtsalt kõigile öelda, et võtame hoo maha. Meil on aega veel. Asjad võtavad aega alati enne, kui need realiseeruvad. Meil on aega tegelikult nagu vanasti, lihtsalt elu on keeruka. Et ma tean, mida teen, kui te tean, mida teen. Elu teen ees kõige jaoks on aga veel mõtlen. Enne kui teen, kui kõhklen, siis mõtleme veel, siis viska aega maha, sest tean, et aeg on raha. Kui kõige jaoks on aega täpselt nii palju, kui ise tahan, ma lihtsalt ei kiirusta millegist ette. Ma ei kujuta ette, et saad elada ainult hetkes. Kui kuskile hilinen, siis alati on virine. Miks? Ma ju pidin, kui eksjän, siis kõik inimeseks. Vahel end unustan ma, aega siis kulutan ma. Kui meil on aega veel, kui ei, siis kuskilt laename. Miski nõuab pühendumust, kuid olengi pühendunud. Kõik ei käi kella järgi, alati toimin lühem marsruut. Aega ja kannatust vaid, aeg näitab armastust vaid. Aeg annab andestust vaid, aeg avab silmad ja suu. Meil on aega veel, meil on aega veel, kõigil on aega veel. Kõik, kes oskavad kaasa lauta, laske tulla. Meil on aega veel, kõigil on aega veel. Iga hommik on neetud äratab mobiili värin. Kas pea on patte kleepnud või kõutsvarvast närin? Kui on aega veel, teen asju aeglasem. Siis vähe tähtsad asjad kõrvust mööda vahel lasen. Aga kui ei vea nii välja, siis otsin otsemat teed, tean. See, mis mind ootab, ei jookse mul eest. Nii sunnitakse tagant tegelikult, ise ka ei tea, kuhu sõuad. Siis ütlen, et pea lõuad, igale poole ei peagi jõudma. Aga ma ei jõua, ma nõuan endalt, et jõuaks. Kui sisse magant, jõuan tööle alles poolest lõunast. Ja kui täna ei lähe, luban homme topet teenib. Mul on terve maailma aeg, mis mind motiveerib. Ma ei pane tuima ätini, kuni süda veel hüppab. Ja ei oota ka, et keegi kanni oda lükkaks. Kuid kui midagi põhja kõrbeb, siis siin ei aita ka mentos. Ja ma ei saa ka toppama jääda, kui elu on teil mulle tempo. Meil on aega veel, kõigil on aega veel. Kas meil on aega veel, kui ei ole, siis seda milleni jääme laename. Meil on aega veel. Meil on aega veel, kõigil on aega veel. See on teie viimane võimalus Treffneri ees laulda. Kui sõnu teate, laske tulla. Pole midagi karta. Nüüd kõik juba teavad. Kõik koos. Vahel vaatame taevasse, kas meil on aega veel. Kui ei ole, siis seda, millegi jäävad laename. Meil on aega veel. Meil on aega veel, kõigil on aega veel. Kui ei ole, siis seda, millegi jäävad laename. Meil on aega veel, kõigil on aega veel.
aitäh, Treffner! Klassijuhatajate poolt kõneleb 12. A klassi klassijuhataja Siim Oks. Head lõpetajad, lapsevanemad, kolleegid ja sõbrad. Kui ma mõtlesin, mida täna siin öelda, siis sain aru, et mul on üsna ebaaus konkurent. Teie olete esimene lend, kes on kogu gümnaasiumi aja õppinud maailmas, kus tehisintellekt oskab kirjutada esseesid, luuletusi, motivatsioonikirju ja ka lõpukõnesid. Ja nii pidin endalt küsima, kas on üldse mõtet proovida kirjutada kõnet inimestele, kes teavad väga hästi, et arvuti oleks selle suutnud ilmselt kiiremini ja ladusamalt valmis teha. Ja tõenäoliselt oleks ka suutnud. Ta oleks osanud kokku panna väga ilusa teksti tulevikust, unistustest, julgusest ja võimalustest. Ta oleks leidnud sobivaid tsitaate ning ehk isegi paremad sõnad kui mina. Aga on üks asi, mida ta ei saa teha. Ta ei saa olla koos teiega nendes klassiruumides, ekskursioonidel, olümpiaadidel, matkadel ega koolipidudel. Ta ei ole istunud teiega saunalaval, isegi kui see oli veel kütmata. Ta ei tea, millised naljad töötavad just teie seltskonnas. Ta ei tea, millal vaikus ütleb rohkem kui kõige paremini sõnastatud lause. Mida rohkem maailm täitub tarkade masinate ja üha täiuslikumate vastustega, seda väärtuslikumaks muutuvad minu arvates päris kohtumised. Ühine söömine, laulmine, vaidlused, sõpradega öösse veninud vestlused ja kõik need hetked, kus inimesed on päriselt koos. Need on asjad, mida ei saa delegeerida. Ja võib-olla on just see üks olulisemaid oskusi, mida te siit koolist kaasa võtate. Oskus olla teiste inimestega koos, kuulata, mõelda, vaielda, sõbruneda, luua midagi, mis sünnib ainult siis, kui inimesed on üksteisega koos. Mina ise avastasin eelmisel õppeaastal uuesti ühe sellise asja. Pärast pikka pausi läksime tagasi koori laulma ja jõudsin isegi üldlaulu peale. See tuletas mulle meelde, et mõned kogemused on kõige tähenduslikumad just siis, kui need tehakse koos. Ja kuna laulmine tuleb mul tegelikult natuke paremini välja kui kõnede pidamine, siis lubage mul lõpetada mitte järgmise lõiguga, vaid ühe lauluga. Vennaskonna Kosmosesügis on minu tänane kingitus teile. Pühendan selle laulu Hugo Treffneri gümnaasiumi 2026. aasta lennule, peatsetele vilistlastele, kes seisavad täna ühe teekonna lõpus ja järgmise alguses. Head teed! Kord sügis teid enam siin pole, kui tuleb kord sügis teid enam siin pole, kui tuleb kord sügis teid enam siin pole, teid enam ei olegi siin. Te lahkute tuledes kosmoselaevas ning just nagu heleda tähtena taevas, siis kui te siit lahkute, kui enam pole, teid enam ei olegi siin. Te lahkute lõikuskuu viimasel reedel ja siinsetel nurmedel, siinsetel teedel ja tõesti siis näha ei ole, teid enam ei olegi siin. Kui haap poetab tuules veel rohekaid lehti, te lähete sinna, kus raha ei kehti, te lähete sinna, kus puudust ei ole, teid enam ei olegi siin.
lahkute õhtul siit tähesüsteemist, te lahkute üldse siit ajast, siit stseenist. See tunne on helge, see tunne on kole, teid enam ei olegi siin. Te liigute tähtede tagustel teedel ja siis sellel lõikuskuul, siis sellel reedel. Ei siin ega sealgi siis tähtsust ei ole, teid enam ei olegi siin. Siis meetrite valguse aastate taha, teist saatus ja elu ja surm jäävad maha. Te lähete sinna, kus muresid pole, teid enam ei olegi siin. Kui tuleb kord sügis, teid enam siin pole. Kui tuleb kord sügis, teid enam siin pole. Kui tuleb kord sügis, teid enam siin pole. Teid enam ei olegi siin. Kui tuleb kord sügis, teid enam siin pole. Kui tuleb kord sügis, teid enam siin pole. Kui tuleb kord sügis, teid enam siin pole. Teid enam ei olegi siin. Tähelepanu, tegemist on keskharidusega. Enne omandamist lugege tähelepanelikult haridusasutuse kodulehel olevat infolehte. Medali ja või diplomi kättesaamise kätelgi direktori ning klassijuhatajaga. Lõputunnistuse kätteandmiseks palume lavale kooli juhtkonna. Väljavõte Hugo Treffneri gümnaasiumi pedagoogilise nõukogu protokollist 18. juunist 2026. Päevakord 12. klasside lõpetamine. Ma palun lavale taas kord 12. A klassi juhataja Siim Oksa ja 12. A klassi. Kooli lõpetab kuldmedaliga Maria Alas. Kooli lõpetab kuldmedaliga Roland Kõur. Loodetavasti läheb Rolandil nii hästi, et saab täna ka veel teise kuldmedali. Kuldmedaliga lõpetab Lisandra Marten. Kooli lõpetab kuldmedaliga Linda-Maria Pool. Kooli lõpetab kuldmedaliga Paula Russak. Kooli lõpetab kuldmedaliga Kertu Saarelaid. Kooli lõpetab hõbemedaliga Mikk Jaaniste. Kooli lõpetab hõbemedaliga Katariina Kivimäe.
Kooli lõpetab hõbemedaliga Albert Leola. Kooli lõpetab hõbemedaliga Joonas Nuut. Kooli lõpetab hõbemedaliga Alice Rüütel. Kooli lõpetab hõbemedaliga Lauri Sibul. Kooli lõpetavad Kaspar Allas, kiituskiri geograafias, inglise keeles ja matemaatikas. Christopher Astmäe. Jan-Erik Ehrlich. Herta Heinaru. Johannes Hurt, kiituskiri matemaatikas. Riko Jarne. Märt Järvpõld. Andra Kodu. Johannes Laats, kiituskiri kirjanduses ja matemaatikas. Eerik Johannes Lehes. Karl Kaspar Meier, kiituskiri matemaatikas. Saara Metsoja, kiituskiri inimese õpetuses. Lennart Muuli, kiituskiri inglise keeles. Ellen Hiiemari Mölls, kiituskiri ajaloos ja informaatikas. Andres Piirikivi, kiituskiri informaatikas. Pärtel Julius Puur. Uku Puussepp, kiituskiri kehalises kasvatuses. Mihkel Põldvere.
Katriin Rodi. Mirtel Toom, kiituskiri inglise keeles, religiooniloos ja ühiskonnaõpetuses. Annabel Türn, kiituskiri kehalises kasvatuses. Trevor Vahtrik. Ja 12. A-klassi juhatas tulevane lavade vallutaja, superstaar ja loomulikult meie füüsikaõpetaja Siim Oks. Aitäh 12. A-le ja ma palun lavale 12. B-klassi ja klassijuhataja Markus Hildebrandi. Kooli lõpetab kuldmedaliga Uku Malki. Kooli lõpetab kuldmedaliga Karl Martinson. Kooli lõpetab kuldmedaliga Mirtel Ojaperv. Kooli lõpetab kuldmedaliga Rebecca Peetrik. Kooli lõpetab hõbemedaliga Joosep Kalberg. Kooli lõpetab hõbemedaliga Grete Kann. Kooli lõpetab hõbemedaliga Fredi Kaarel Kuuse. Kooli lõpetab hõbemedaliga Henri Prillop. Kooli lõpetab hõbemedaliga Sven-Mihkel Rekand. Kooli lõpetab hõbemedaliga Kevin Vahtra.
Kooli lõpetavad Oliver Robert Alanurm, Erik Aleksanderson, Artur Andreson, Eleonora Enqvist, kiituskiri religiooniloos. Ervin Ivanov, kiituskiri füüsikas ja matemaatikas. Kaspar Urh Jamnik, Sander Kask, kiituskiri inglise keeles, ladina keeles, matemaatikas ja prantsuse keeles. Mattias Christopher Kibuspuu, Anton Kislitsin, kiituskiri lingvistikas ja prantsuse keeles. Laura Külanurm, kiituskiri inimese õpetuses, kirjanduses ja ühiskonnaõpetuses. Pärtel Külvik, kiituskiri inimese õpetuses ja kehalises kasvatuses. Pärtel Laurits Lamp, kiituskiri matemaatikas. Helena Laur, kiituskiri kirjanduses ja kehalises kasvatuses. Martin Hannes Nuuma, Edvard Mihkel Oll, kiituskiri inimese õpetuses. Lisanne Oppmann, Ellen Ots, kiituskiri inglise keeles ja kirjanduses. Jander Peterson, kiituskiri kehalises kasvatuses.
Ramon Randel Prede. Oskar Pääso. Oskar Reintal. Uku Savi. Maria Seidla, kiituskiri inglise keeles ja kirjanduses. Robin Mattias Teder. Mareli Vaher, kiituskiri kehalises kasvatuses. Kaheteistkümnendat B-klassi juhatas ladina keele ja inglise keele õpetaja, sakslane Markus Hildebrandt. Aitäh 12. B-klassile. Ma palun lavale 12. C-klassi ja klassijuhataja Eha Paabo. Ma ei saa mitte jätta ütlemata, et ma soovin palju jõudu meie muusikaõpetajale Eve Paabile. Sest kolmekordseid duše tuleb praegu 14 korda. Kooli lõpetab kuldmedaliga Lenna Leelo Asi. Kooli lõpetab kuldmedaliga Anni Heero. Kooli lõpetab kuldmedaliga Irene Herodes. Kooli lõpetab kuldmedaliga Marion Lisette Kasela. Kooli lõpetab kuldmedaliga Risto Koorep. Kooli lõpetab kuldmedaliga Liis Lapsanit. Kooli lõpetab kuldmedaliga Eeva Piirisoo.
Kooli lõpetab kuldmedaliga Annette Roop. Kooli lõpetab kuldmedaliga Helena Rull. Kooli lõpetab kuldmedaliga Miina Soon. Kooli lõpetab kuldmedaliga Emma Teemas. Kooli lõpetab kuldmedaliga Gertrud Tõrra. Kooli lõpetab kuldmedaliga Laura Veerde. Kooli lõpetab kuldmedaliga Tuuli Veskimäe. Kooli lõpetab hõbemedaliga Annette Jürgenson. Kooli lõpetab hõbemedaliga Heleri Kahu. Kooli lõpetab hõbemedaliga Rebecca Liias. Kooli lõpetab hõbemedaliga Sigrid Vinn. Kooli lõpetab hõbemedaliga Estevao Javier Costa. Kooli lõpetavad Grete Kuuse, kiituskiri bioloogias, matemaatikas ja ühiskonnaõpetuses. Anna-Greta Johanson. Kristjan Jaak Kiiker, kiituskiri geograafias. Karl-Mattias Kulo, kiituskiri inglise keeles ja kirjanduses. Georg Kaarel Kõrgvee. Oskar Männik, kiituskiri inimese õpetuses ja vene keeles. Jan Sebastian Nigol, kiituskiri informaatikas.
Iti Parts. Kirke Mirjam Pello, kiituskiri inimese õpetuses ja ühiskonnaõpetuses. Rasmus Sasi, kiituskiri geograafias, inimese õpetuses, majanduse õpetuses ja praktilises bioloogias. Ervin Albert Saumets. Laura Sibul, kiituskiri kirjanduses ja uurimistöö eest. Carlos Cartam, kiituskiri inglise keeles. Kaisa Tihemets. Hannes Vislapuu, kiituskiri ajaloos ja geograafias. Ja 12. C-klassi juhatas keemiaõpetaja Eha Paabo. Aitäh 12. C-klassile ja ma palun lavale 12. D-klassi ja nende klassijuhataja Karin Soodla. Kooli lõpetab kuldmedaliga Natasha Milehis. Kooli lõpetab kuldmedaliga Eliise Süüden. Kooli lõpetab kuldmedaliga Elo-Kaisa Viiding. Kooli lõpetab hõbemedaliga Mari-Liis Kiisla. Kooli lõpetab hõbemedaliga Grete Kriiva. Kooli lõpetab hõbemedaliga Annette Laan. Kooli lõpetab hõbemedaliga Rosabel Vassil. Kooli lõpetab hõbemedaliga Maria Elisabeth Väljaots.
Kooli lõpetavad Grete Anier, Mariella Becker, Marta Eller, kiituskiri religiooniloos. Robin Hansen, Kirke Hurbola, Kristjan Kabanen, kiituskiri kehalises kasvatuses. Helerin Kallari, Kirke Koolman, kiituskiri inimese õpetuses. Anastasia Kuznetsova, kiituskiri inglise keeles, kirjanduses ja religiooniloos. Keiti Kähr, Lorette Leetsaar, Tuule-Mai Metsoja, Mark Ratmir Nigametsjanov, kiituskiri informaatikas ja inglise keeles. Merete Onn ja Anneli Pagarinen, kiituskiri humanitaarpraktikas ja inglise keeles. Loora Paldre, kiituskiri kirjanduses ja religiooniloos. Omar Piho, kiituskiri ajaloos ja uurimistöö eest. Riida Randma, kiituskiri humanitaarpraktikas ja inglise keeles. Elisabeth Ristoja, Seren Saar, Albert Saks, kiituskiri ajaloos, geograafias ja religiooniloos.
Marta Arete-Sokk, kiituskiri filosoofias, kirjanduses, prantsuse keeles, ühiskonnaõpetuses ja uurimistöö eest. Ahti Soo. Marta Weber, kiituskiri inglise keeles. Lenna Vildersen. Ronja Vindi, kiituskiri saksa keeles ja uurimistöö eest. Kaheteistkümnendat D-klassi juhatas eesti keele ja kirjanduse õpetaja Karin Soodla. Aitäh 12. D-klassile ja nüüd ma palun lavale 12. E-klassi ja klassijuhatajad Kerli Orav-Puurand ja Toomas Jürgenstein. Kooli lõpetab kuldmedaliga Keira Krislin Kakk. Kooli lõpetab kuldmedaliga Meribel Lepik. Kooli lõpetab kuldmedaliga Kaisa Lill. Kooli lõpetab hõbemedaliga Ekke Kivikas. Kooli lõpetab hõbemedaliga Rahel Paarop. Kooli lõpetab hõbemedaliga Elisabeth Raju. Kooli lõpetavad Emma Emberlin-Ets. Anna-Maria Halliko, kiituskiri ajaloos, filosoofias, geograafias, kirjanduses, ühiskonnaõpetuses ja uurimistöö eest. Markus Höövel, kiituskiri ajaloos. Adel Ilves.
kiituskiri prantsuse keeles ja ühiskonnaõpetuses. Pauliine Issak, kiituskiri kehalises kasvatuses. Emma Kivikas. Tommi Kupri, kiituskiri kirjanduses. Rette-Maria Kärner, kiituskiri kirjanduses. Milanna Lätt. Mikk-Artur Mikfelt, kiituskiri ajaloos, inglise keeles, majanduse õpetuses, meediaõpetuses ja ühiskonnaõpetuses. Ketlin Mutso. Krislin Paalits, kiituskiri prantsuse keeles. Karolin Peebo, kiituskiri inimese õpetuses ja kehalises kasvatuses. Karl-Joonas Peetsu, kiituskiri inimese õpetuses. Marten Pere, kiituskiri kehalises kasvatuses. Paul Piirimäe, kiituskiri meediaõpetuses ja praktilise töö eest. Rebecca Raid, kiituskiri inimese õpetuses. Hanna-Eliisa Rannast, kiituskiri ajaloos. Karolin Raukas, kiituskiri kirjanduses ja uurimistöö eest. Liine Schultz, kiituskiri religiooniloos ja praktilise töö eest. Mattias Tennisson, kiituskiri inimese õpetuses ja kehalises kasvatuses.
Annabel Tiido, kiituskiri inglise keeles. Rebecca Tiirmaa, kiituskiri filosoofias ja kirjanduses. Jaanika Tilga. Kristin Vagula. Ja Kirke Veski. Kaheteistkümnendal E-klassil läks suisa nii hästi, et neil on lausa 2 klassijuhatajat. Alustas nendega matemaatikaõpetaja Kerli Orav-Puurand ja lõpetas usundiõpetuse õpetaja Toomas Jürgenstein. Ja kõikidel teie õppetöö tulemustel hoidis 3 aastat järjest silma peal õppeala juhataja Aime Punga. Ja nüüd ma palun veel, et 12. E ei läheks omale kohale tagasi, vaid ma palun lavale hoopis füüsikaõpetaja Jaan Paaveri. Jaan Paaver on töötanud viimased 15 aastat meie koolis. Ja nüüd ta on au ja uhkusega ära teeninud selle mõnusa logelemise ja molutamise aja. Aitäh sulle, Jaan! Aitäh, õpetaja! Nagu öeldud, Jaan on otsustanud aktiivse õpetamise maha panna ja hakata midagi muud tegema ehk molutama. On paslik öelda, sest Jaan Aru on ju meie kõigi sõber. Aitäh, Jaan, nende aastate eest, mis sa oled Treffnerile pühendanud. Sinu õpilased on täna sul siin selja taga ja on ka saalis. Nad on väga tänulikud selle elukogemuse edasiandmise eest. Sa õpetasid elu ja füüsikat ja elu koos füüsikaga. Aitäh, Treffner on väga tänulik.
ma tean küll, et sellistel pidulikel puhkudel, nagu praegu on kombeks tänada oma vanemaid, oma peret, oma mänedžeri ja kõiki järjest kuni vabariigi presidendini välja. Aga ma jätan selle täna selle osa välja ja tänan oma õpilasi, kes on mind veennud, et inimesed räägitagu mis tahes, mõtlevad, sest neil on mõtlemisvõime ja sellega on nad mind veennud, hoidnud elus minu usku inimkonna tulevikku. Niisiis, et aitäh, mu kallid õpilased. Aga siiski, kui mind juba mikrofoni juurde lasti, siis ma nii kergesti alla ei anna ja mul on tarvis üle anda üks kingitus. See kingitus on siin minu käes, siia peale on kirjutatud üllatus Aru, Jaan Aru. Jaan Aru ei ole täna tulnud, aga teda on meenutatud, tema raamatud on jagatud, teda on tsiteeritud. Ja ma annan selle kingituse direktori kätte, sest nemad, nagu just praegu öelda, on vanad sõbrad. Ja selle üleandmise siis lõpetan lausega mõtelda on mõnus. Ja viimase lausena siis aitäh veel kord, kallid vilistlased. Ma palun, et Jaan, sina jääksid ka veel lavale ja 12. see ka veel siiski jääb lavale. Sest ma loen ette kolmapäeva hommikuse telefonivestluse kokkuvõtte ühe kolleegiga. Tead, Uwe, minu tervislik seisund on hetkel nii sant, et ma reedel sinna lõpetamisele tulla ei jaksa. Aga ma tahaksin teile kõigile paar asja öelda. Esiteks, ärge võtke ennast väga tõsiselt. Sest nagu öeldakse, elus viivad edasi kaks asja. Need on sugutung ja surmahirm. Aga mina lisaksin ka kolmanda. Selleks on hea nali. Ma tegin siin koolis 50 aastat nalja. Tehke järele. Ha, 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 ha. Kallid noored, koos teiega lõpetab selle poolesajandise Treffneri koolile pühendumise ka meie legendaarne füüsikaõpetaja Madis Reeman. Aitäh sulle tehtud töö ees, Madis, ja aitäh teile. Ja nüüd kõneleb lastevanemate nimel Kristiina Rull. Head lõpetajad, lapsevanemad, õpetajad ja teised saalis viibijad. Ma ei kasuta AI abi ja kõne sunnib koha peal emotsioonidest. Ma lõpetan
Treffnerit 3. korda lapsevanemana. Ma olen ka ise kooli lõpetanud, seega on mul piisavalt kogemusi ja teadmisi, mida lõpetajatele soovitakse. Lennake kõrgelt, ületage piire, unistage kõrgelt ja täitke need unistused, per aspera et astra ja täna lisandunud muutke maailma, vähemalt Eesti paremaks. Tuleb tuttav ette, jah? No vaadakem tagasi oma elule, lapsevanemad. Kas me oleme lennanud? Jah, me oleme lennanud, kukkunud, haiget saanud ja edasi läinud. Me oleme katsetanud piire. Mõned on nihkunud, aga mõned on alles jäänud ja see on tegelikult olnud hea ja kasulik. Mõned unistused on täitunud, mõned mitte, mõned on muutunud. Tähed on jäänud taevasse. Maailm on vist parem, vähemalt meie jaoks. Me oleme elus üht-teist saavutanud, kas või sedagi, et meie lapsed on lõpetamas gümnaasiumi. Kui me üksteisega kokku saame, oma koolikaaslastega, oma klassikaaslastega, oma õpetajatega, mis tunne teil on? Teil tekib mõnus äratundmistunne, see miski, mis meid seob. Ka siis, kui me läheme mööda oma koolist, kus me oleme käinud, lööb süda natuke kiiremini. Tuleb tuttav ette, eks? Miks see nii on? Toon ühe metafoori oma praegusest tööst. Et töötades sünnitusabiarstina olen olnud paljude laste sünni juures ja näinud, et kui lõigatakse läbi nabaväet, peab laps hakkama ise hingama, sööma, pissima, naeratama, üldse elus hakkama saama. Ema on talle kaasa andnud parima pagasi ja laps võtab selle, mis ta arvab, et tal vaja läheb elus, et kasvada suureks, iseseisvaks. Täna katkeb nabaväet kooliga. Kool, nüüd te peate hakkama ise hingama, sööma ja nii edasi. Aga kool on andnud teile kaasa parima, mis tal on anda. Ja igaüks teist on võtnud siit midagi, mida ta on oluliseks pidanud. Kes rohkem teadmisi valikainetena, kes rohkem koorilaulu, tantsusamme, kes on lihtsalt veetnud rohkem aega aatriumid reppidel ja tundnud mõnusat äraolemist. See on see, või üks asi veel, mis te koolis kaasa saate, on see fluidum, see koolivaim, see miski, mida te ei oska kirjeldada. Ja seda isegi ka Pärtel enne laulu ei suutnud kirjeldada, ütles, et see on midagi, mis siit koolist kaasa tuleb. Aga see midagi on väga oluline. See midagi on see, mis saadab teid kogu elu ja loob teid või on kasvatanud teid kui üheks pereks. See on olulisem kui teadmised, see on olulisem kui hinded, medalid, diplomid, stipendiumid või mis iganes. See teadmine, et sul on mingi fluidum, pagas, koolivaim, mõtteviis ja see aitab teid kindlasti elus rohkem edasi kui miski muu. Soovin teile õnne, edu, jõudu, jaksu oma teekonna alguses, oma loo kirjutamisel. Ja lõpuks, nüüd, kui teil on diplom käes, tere tulemast meie kooli lõpetanute hulka. Kõike head! Abiturientide poolt saavad sõna Alice Rüütel, Irene Herodes, Keira Krislin Kakk, Karolin Peebo, Marta Arete Sokk, Joosep Kalberg ja Elisabeth Raju. Kaunis saal, täis häid ja ilusaid inimesi, tere! Siin tehti ots lahti juba
päris mitme poolt, et mis me siis kaasa oleme saanud siit koolist. Ma jätkan. Kui on üks asi, mis kindlasti, ma arvan, et jääb minuga, on see, et peab olema julge. Peab olema julge, et küsida täpselt seda, mida tahad, siis peab olema julge, et see esimene reaktsioon, mis maailmalt tuleb, üle elada, siis tuleb teha natukene tööd, näha vaeva ja siis antakse sulle kõik, mida sa oled soovinud. Kuule, aitab ka nüüd. Nii, kas saaks kuidagi seda rambi valgust siia poole natuke ja helipuldist, kas te saaks nagu Kaja juurde panna, siis oleks nagu natuke müstilisem. Nii, tere õhtust ja päevast. Mina olen, no ma ei pea ennast tutvustama, te kõik teate väga hästi, kes ma olen. Ja võib-olla ei olegi mõistlik sellest siin nüüd pikka monoloogi hakata pidama, et siin on juba tatti pritsitud igas suunas terve päev, et selles suhtes, et mis siin nüüd... Stopp, oota. Miks me samasugused välja näeme? Ma ei tea. Sul ei ole kõne. Sul ei ole kõne. Ei ole. Uwe saatis eile plaani, sul ei ole kõne. Mis meil on siis? Ei no tegelikult meil on need 3 aastat väga toredad olnud siin, on toimunud väga palju erinevaid üritusi, meie korraldatud E-klassi pall, B-klassi ristimine, D-klassi jõulupidu. Mõned võib-olla isegi ei tea, et meie klass sel aastal ka õpetajate päeva korraldas ja nendele lausa 10-käigulise elamuslõunasöögi pakkusime. Ja nende teadmisi ka kontrolltöös testisime, mille tulemused küll kiidulaulu ei väärinud, pigem suvetööle jäämist, aga no anname sellega neile andeks, eks ju? Võime hängida koos savusannas, võime lebada rebaste pommirünnakus, kuulud reaali või oled loodus Treffneri ülikool rikkaks saad. Vara hommikul punga sõnumineerib, õpilaspiletita sisse ei saa medalist. Palun vaata turvakaamerat, ma ju olen Treffnerist. Ma ei trügi sööklas, sest et mina tean, mis sul päriselt haiget teeb. Ma ei küsi, kuidas läks sul pärast arvestust ja see ongi armastus. Päev läbi su kõrval, võin stuudiumisse kirjutada vabastuse, võime hummidele teha ümarlaua ja rääkida tõsistest asjadest. Võime jääda kõik erapooletuks, võime jätta B ja E-klassi tegutsema, võime hummist reaali loodusse minna kas või 1 päevaks. Ma ei küsi, kas oled maganud enne arvestust, tean, kuidas see haiget teeb. Nad ei aimagi, mis meist Treffnerisse jääb. Ja see ongi ühtekuuluvus. No omamoodi, sest et tegelikult, kas me oleme väga kokkuhoidev lend, no küsimärgid lendavad õhku praegu. Aga no minul isiklikult on tunne, et umbes aasta aega tagasi me leppisime sellega, et me lihtsalt olemegi nii erinevad. Ja nüüd võiks isegi öelda, et me nagu armastame teine teist, kuigi ei, tähendab, seda ei tohi valju häälega välja öelda. Palun teretame edasi, muidu täna peame jätma hüvasti. Nad ei aimagi, mis meist Treffnerisse jääb, tahes tahtmata meist kõigist natuke.
Sellel seikleval trehvivilistlasel olgu sõrmus alati sõrmes või peitku hoopis tekkelda põues, sest nii on kindlamgi veel. Ning pidagem meeles, et teist igaüks on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Ja. Ja nüüd ongi nii, et meie aktus on jõudnud lõpusirgele. Jagame veel infot edasise kohta. Lõpetajate õnnitlemine toimub järgnevalt. 12. C Vanemuise teatrimaja ees, 12. D Aplausi ehk siis vana Shakespeare'i kohviku terrassil, 12. C, 12. B ja 12. A Tartu Ülikooli raamatukogu ees. Kell 14.40 algab klasside pildistamine tähestikulises järjekorras siinsamas kontserdimaja lava peal. Kõige viimasena tehakse ühispilt kõikidest medaliga lõpetajatest. Õppenõukogu pildistamine on kell 14.30. Lõpuõhtu algab koolimajas kell 19.00. Aktuse lõpetavad Anima abituriendid Olav Ehala lauluga Ma tahan olla öö. Sõnade autoriks Jaan Tätte. Tere kõigile veel ka meie poolt. Nagu öeldi, siis tõepoolest teie ees on meie kooli segakoori Anima abituriendid. Ja nagu te võite ka näha, siis meid on umbes täpselt ühe klassitäie jagu. Ja seega me mõtlesimegi, et oleks paslik teile kõigile veel ühe korra midagi laulda. Me sooviksime kõik kogu oma seltskonnaga tänada meie loomulikult fenomenaalset koorijuhti Eve Paapi, et ta aitas meil ka selle loo veel helisema panna. Aitäh! Kuid vahel tundub keegi nagu aitab.
Aktus on lõppenud. Täname teid kõiki tulemast. Palume tõusta lõpetajate väljamarsiks.